Toon võib-olla alustuseks sellise näite, mis mul siin ülistuse ajal meelde tuli, või kuidagi meelde tuletati, ühe sellise näite ilusast ilmast ja rannahooajast. Oli üks naine, kes pöördus minu poole aastaid tagasi ja ütles, et ta on nii tugevasti seotud alkoholismiga, et ta ei saa vabaks, ta ei saa abi sellest asjast enam mitte kusagilt, ta on igalt poolt püüdnud, et tal käivad nagu sellised nii-öelda joomatuurid peal, et ta lihtsalt ei mäleta vahepeal nädalat aega vähemalt. Ja siis me pidime saama kokku, me leppisime ühe aja, et sellel päeval siis ma kutsun veel mõned inimesed meie meeskonnast ja me palvetame tema pärast ja palvetame nii kaua, kui ta saab vabaks alkoholismist. Ja ma olin väga põnevil ja ma uskusin, et issand teeb asju ja issand oli valmis tegema asju, kuid üllatus, juhtus olema rannailm sellel päeval. Ilus rannailm ja ta helistas mulle hommikul ja ütles, et tead, et lükkame selle edasi, et mul tuli tütar külla ja me peame minema randa, et ta kutsus mind randa, et kuidas ma ütlen oma tütrele ära. Ja nii see lugu siis jäi. Ja nüüd on see koht, kus mina siis mõtlen, et see on väga tore tütrega koos randa minna. Mina ainult rannas elaksingi, mulle meeldib väga ujuda isiklikult ja ma ei tea, kas ma rannas tahan olla, aga vees tahaks küll olla kogu aeg. Aga kas see on see koht, kus ma täna pean minema randa, sellepärast, et ma tahan, et issand mind vabastaks alkoholismist ja teeks suure muutuse minu elus ja ma vajan palveid selleks. Ja ma tundsin oma sees, et hingevaenlane, kui ta ei saa tulla patuga, siis ta tuleb millegi heaga, mille ta söödab nagu sinu ajaplaani sisse. Ja ma tajusin ära, et see oli röövimine päisepäeval tegelikult. Et selle naise aeg rööviti ära millegi väga mõnusa ja elusaga ja seda võimalust talle rohkem ei antud enam. Jumala juurde tulla, ta ei olnud ka kristal, eks ole. Jumala juurde tulla, vabaks saada ja paari kuu pärast oli ta surnud. Jõi ennast surnuks lihtsalt. Ja siis mul oli tohutu valu nagu sees ja ma mõtlen, et me vajame seda, et me oleksime õigel ajal õiges kohas. Rannas käimine ei ole halb, see ei ole patt. Väga tore on käia rannas ja väga tore on ujuda ja väga tore on peenraid rohida ja kõike muud teha, see ei ole patt. Küsimus on lihtsalt see, kus Jumal tahab, et sa oled täna. Ja kus iganes see koht on, siis sa oled õiges kohas, kuhu pühavaim sind juhtinud on. Nii et läheme siis selle teemaga sisse, meie teema on täna püha vaim ja nii nagu seda mulle avatud on, tahaks siis natukene siin jagada mõningad mõtteid. Ja kui Marek rääkis siin pool jutlust mul juba ära, luges siin apostlite tegusid, mul oli ka järjehoidja vahel ilusti pandud, et hakkas ka lugema, aga nii tore, et siis ma saan minna kohe asja juurde. Et see kohustuslik sissejuhatus 4 päevast ja 4 püha päevast ja püha vaimu väljavalemisest on absoluutselt oluline seda rääkida ja üle korrata. Kuid mina isiklikult usun, et me vajame seda 4 püha päeva igaüks isiklikult enda ellu. Sellepärast, et kui me vaatame piiblist, siis me näeme, et Jeesus ise läks, ma loen selle kirja kohe ette, see on siis Luuka evangeeliumis ja 4. peatükis ja siin me näeme, et esimesest salmist siis võime lugeda nii. Siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest ja ta aeti vaimu läbi kõrbe. Enne seda oli siis olnud Jeesuse suurejooneline ristimine, kus siis püha vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi tema peale. Ja hääl kostis taevas, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. See oli siis eelmises peatükis. Ja nüüd, kui oli olnud just avalik tunnistamine, et Jeesus on tema armas poeg ja püha vaim ihulikul kujul tuli Jeesus peale, siis me näeme, et sealt edasi see sama püha vaim ajas ta kõrbe Jeesuse ja kus ta oli siis 40 päeva kuradi kiusata. Ja ma ei hakka neid kiusatusi praegu ette lugema hetkel, aga 14. salm ütleb meile, ja Jeesus läks tagasi vaimuväes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümber kaudsele maale. Nüüd
pärast seda kõrbeaega, mis siis 40 päeva kurat teda kiusas, läks ta vaimuväes sealt kõrbest välja ja läks teenistusse. Enne seda ta läks täis püha vaimu kõrbe, aga kõrbest lahkus ta püha vaimu väes. Ja see tähendab seda, et kui Jeesus sai ainult pühas vaimus teha kõiki neid üleloomulikke imesid, tunnustähte, kõike õpetust, kõik, mida ta jagas, siis kui palju enam meie vajame seda täna ja praegu, et minna mitte ainult täis püha vaimu, vaid püha vaimu väes ja teenida üleloomulikus elus, üleloomulikus väes, sest meile inimlikult seda ei ole. Ja ma tahaks tuua 5, võib-olla 6 sellist olulist mõtet, mis mul tulid nagu selle päeva peale mõeldes. Ja esimene on see, et kui sa ei ole, tähendab, ma tahaks öelda seda, et kui hingevaenlane sai Eedeni aias varastada inimeselt elu selle läbi, et ta moonutas sõnad, ta valetas, ta moonutas Jumala olemust, ta moonutas tõde surmast, ta moonutas sõna patu tagajärgedest, siis kas meie arvame, et siis tänapäeval on asjad teisiti? Ta täpselt samamoodi üritab praegu varastada elu, ta üritab varastada sõna, ta üritab varastada tõde, ta üritab varastada kõike, mida Jumal soovib, et meie elus oleks. Ja kui meie ei mõista seda, et ainult püha vaim meie sees, kes on tõe vaim, juhatab meid kõigesse tõtte, siis me ei saagi tegelikult aru sellest, mismoodi käib üks selline vahetusprotsess meie elus. Ehk siis Jumal on öelnud, et kes oma elu jätab, see leiab selle temas, et meie peaksime ära andma oma elu, et tema annaks oma elu meile. Ja nüüd hingevaenlane üritab kogu aeg järjekindlalt juhtida meid sellistele jälgedele, et me tegelikult ei annaks seda elu ära, et meie arvaksime, et me käime ühel ilusal sellisel õigel kristlikul teel, aga samas me eriti ei näe ka, et midagi toimuks või midagi muutuks. Ja sellepärast on hästi oluline mõista, et see vahetus, kui sina saad täis püha vaimu ja sinu varandus hakkab sellest hetkest jooksma taevasse, ehk siis kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Ma võib-olla räägin praegu keeruliselt, aga ma tahan tuua selle vahetusprotsessi nagu hästi tõsiselt esile ja ütlen seda, et kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Ja meie kõigi süda tegelikult siin maailmas on seal, selle peal, mida taotlevad paganad. Me teame, mida taotlevad paganad, aga ma loen selle kirjakoha ette, et oleks nagu lihtsam mõista ja see on siis Matteuse evangeeliumis. Kõigepealt ma ütleksingi, et võtame 31. salmi ja loeme siit siis 33 salm ka, 31-33. Ärge siis olge mures küsides, mis me sööme või mida me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See on väga lihtne kirjakoht ja ma arvan, et paljudel inimestel on see isegi peasa ja nad teavad selles mõttes, mis see justkui tähendab, aga sügavamale minnes me saame aru, et meie sees on tegelikult see, mida taotlevad paganad meie loomuses. Me tahame seda, mis pakub see maailm, me tahame hinnata ennast selle maailma standardite järgi, me tahame hinnata Jumala riigi tööd selle maailma standardite järgi, hinnata teisi selle maailma standardite järgi ja me ei mõistagi tegelikult seda, et meie süda on sellega seoses selle maailma küljes kinni, ehk siis see on meie varandus, kus on meie süda. Meie süda kleepub varanduse külge. Ja kui meie süda on selle maailma küljes kinni, siis see tähendab seda, et sinu süda on selle maailma varanduse küljes kinni. Ma ei mõtle raha selle all, vaid kogu sinu elu. Kogu sinu elu, mis on sinu jaoks oluline ja missuguste standardite järgi sina ennast või teisi hindad. Ja nüüd see, mida Jeesus tuli siis rääkima, et ära taotle seda, mida taotlevad paganad, see ei ole vale iseenesest, me kõik vajame süüa ja juua ja nii edasi, aga ta ütleb, et taotle esiti Jumala riiki
sellepärast, et siis kleepub sinu süda taevariigi külge kinni. Ta ei ole enam selle maailma küljes kinni, ta on taevariigi küljes kinni ja sa hindad oma prioriteedid ja kõik selle muu, mis sinu ümber on, ümber, sellepärast, et nüüd ei taotle sa seda, mida kõik inimesed taotlevad, vaid sinu varandus on taevas. Ma olen rääkinud seda lugu enne, aga mulle meeldib seda lugu rääkida. Ma toon alati oma näiteid, sellepärast, et siis teised inimesed ei solvu. Kui ma nende näiteid peaks tooma, et siis ma iseenda peale ei solvu, kui ma iseendast räägin. Sellepärast ma toon enda näiteid ja õnneks on neid mul kuhjaga. Ja mul oligi kunagi siis selline situatsioon, kus ma ostsin endale uue korteri ja tegin seal remonti ja kuna ma olin eelmise korteri müügist saanud vaheraha, siis oli mul natuke raha ka, et seda kõpitseda ja see oli nii ilus aeg tegelikult. Kuidas ma käisin ja vaatasin neid tapeedirulle ja igasuguseid kive, mida pani tuppa panna ja kahelplaate ja ma olin tõeliselt, ma naudisin seda mööblipoed ja kõik see lõhn, see uus kapilõhn seal sees, nii mõnus oli. Nii. Ja siis ma nägin järsku unes. Nägin unes, et ma olen taevas ja vaatan alla selle korteri peale, mille peale ma olen nii palju aega ja raha raisanud, mitte raisanud, aga ütleme kulutanud siis. Ja taevas on mul ka eluhoone. Aga seal on ainult pahteldatud siit ja sealt. Et ei ole nagu eriti kuskil midagi seal korda tehtud. Et see on suur, selline hästi suur nagu maja oli või korter, aga seal polnud üldse eriti mingit sisustust sees ja seinad olid ka veel, ei olnud üldse ilusat tapeeti ega midagi. Ja siis jumala vaim hakkas rääkima mulle selles unes. Ja ütles, vaata, mis tähendab, et su varandus ja süda, nad kuuluvad tavaliselt kokku. Kui sina tahad, et siin maa peal oleks sul üks ilus täiuslik elu, siis sa tegelikult oled valmis hinda maksma selle eest. Olgem ausada. Sa oled valmis hinda maksma kõige eest, mida sa tegelikult väga tahad. Kes tahab endale saada väga head näiteks ülikooli haridust, ta on nõus metsikult pingutama selle nimel. Ta on nõus hinda maksma, arveid maksma, sööma võib-olla, ma ei tea, paki suppi hommikust õhtuni, et saaks ülikooli arved tasutud. Ta on valmis hinda maksma, et ta saaks selle hariduse. Või ta saaks selle ilusa aia endale, või ta saaks selle ilusa korteri, või saaks selle ilusa maja. Ta on valmis hinda maksma. Ja nüüd, kui me vaatame oma südamesse korraks, siis jällegi küsimus, kas see on halb? Ei, see ei ole halba. See on tore, kui meil on ilus kodu, see on tore, kui meil on ilus aeg ja nii edasi. See on ilus kõik, see ei ole üldsegi halb iseenesest. Aga miks Jeesus rääkis sellest varandusest? Sellepärast, et kui see on sinu esimene varandus, mille nimel sa pingutad, siis sinu süda on ka siin maa peal. Ja sa ei saa üldse ilmutuslikult aru, mida tegelikult püha vaim sulle taevastest asjadest tahab rääkida. Sellepärast, et sul on ees prillid, mitte nii koledad nagu minul, aga ütleme ilusamad prillid natukene ja sa näed kõike seda läbi oma varanduse ja mõni naerab, see on tõesti koledad prillid, maksid 10 eurot, kuigi on tutvusi mujal, et võiks paremaid saada, aga okei. Et ma olen vähenõudlik selle koha peal, mis prille puudutab. Et selles mõttes sul on oma varanduse prillid silmade ees ja sa näed seda prioriteeti oma elu jaoks läbi selle prisma, kus su süda tegelikult on. Ja sellepärast on meil siin lugu rikas noormees, sellepärast on meil siin lugu sellest, et kus ta varandus on, seal on tema süda, et Jeesuse riik, mida tema tuli tooma, ei ole ju sellest maailmast. Ta asub selles maailmas, aga ta ei ole sellest maailmast. Ja ma väga loodan, et tänapäeva kristlik kogudus, tänapäeva inimesed ei jää sinna seisma, kus nad arvavad, et kristlus ongi mingisugune moraalinõuete täitmine ja lihtsalt kirikus käimine ja kuskil osaduses olemine, vaid nad mõistavad, et see on täiesti teistpidi pööratud elu, kui sa päriselt tahad siseneda Jumala kuningriiki. Sa pead panema oma südames, laskma Jumalal teha oma südames täielik ümberlõikus, et see prioriteet, mis hoiab kinni selle maailma väärtustest, kinnitub taevastesse väärtustesse, igas erinevas valdkonnas, mis need on. Ja nüüd esimene asi, ma toon ka mõned näited, on siis, kui sa ei saa täis püha vaimu ja kui sa ei liigu püha vaimu väes, siis number 1,
sa ei saa kunagi ilmutust selles, kes sa oled Kristuses. Sa ei saa tegelikult päriselt aru, kes sa oled. Ja selle tõttu saab vaenlane tulla sind hukka mõistma, ta saab tulla sind kiusama, süüdistama, parastama, varastama, ütlema igasuguseid asju. Ja minul endal oli näide selline, et kus ma esimest korda sain aru, et Jumal näeb igat inimest hoopis teistmoodi, kui meie näeme. Kui ma rääkisin selle maailma standarditest ja sellest, et me otsime tihtipeale selle maailma nii-öelda hüvedes või karjääris endale sellist varandust, mis me arvame, et see kestab igavesti ja kui me ükspäev siit sureme, siis me saame kõik oma majad ja autod ja kullakangid ja 3-kilosed kuldketid kaasa võtta ja me arvame niimoodi, eks ju. Sellepärast, et me ei näe seda, milline on taevane tasu ja me ei ole valmis hinda maksma taevase tasu eest. Aga ma väga loodan, et me saame mõelda nende teemade peale praegu ja mõista, miks me vajame igaüks oma 4 pühipäeva. Miks me vajame seda, et püha vaim saaks tulla ja võtta üle kogu meie elu. Mitte, et me natuke oleksime täis tema vaimu, vaid me liiguksime tema vaimu väes ja tema vaimu juhtimises ja me otsiksime seda varandust, mis on taevas esmalt, sellepärast, et piibel ütleb, et kõike muud antakse peale kauba. Ta ütleb, et sa jääd sellest ilma, aga küsimus on sinu südame hoiakus, selles, kuhu su süda tegelikult kuulub. Ja esimene näide on siis see, et mul oli selline periood kunagi, kus Jumal väga ilmutas ja näitas mulle minu sees olevaid asju, mis peavad sealt kaduma, mul oli selline meeleparanduse aeg. Ma olin olnud mõned aastad usus ja siis juba olin jõudnud igasuguseid selliseid hingelisi korraldusi endale nii-öelda ümber laduda, et ma käisin nii-öelda oma mingisugust nööri mööda ja arvasin, et kui ma teen kõiki neid asju, siis ma olen hea kristlane ja kui ma ei tee neid asju, siis ma olen halb kristlane. Ja nüüd ma käisin neid asju mööda ja siis Jumala vaim äkki tuli tema armust ja näitas mulle järjest asju, mis tegelikult olid minu ja tema vahel, kus mina nii-öelda omasin siis ise mingisuguseid valdkondi. Ja kui see protsess oli mingi maani läinud, siis ühel hetkel ma tundsin, et nagu sellest Varisäri ja Tölneri loost, et mitte tänu Jumalale, et ma ei ole nagu need teised, vaid issand, ole mulle patusele armuline, kuigi ma olin tegelikult ju päästetud ja issanda vastu võtnud. Aga ma tundsin, et ma ei ole nagu oma tegude ja asjadega mitte midagi tegelikult nagu väärt. Ma ei väärtustanud ennast Jumala ees üldse. Kui ma olin selles protsessis nagu sees ja mõtlesin, et kas üldse nagu Jumal armastab mind enam ja kas ma olen, kuigi ma ei olnud mingit välispattu teinud, aga väga palju asju, mida ta mulle ilmutas minu enda jaoks. Ja siis ma läksin ühele koosolekule ja seal kõneles üks messiaanik juuta, kes tõesti liikus pühas vaimus ja väes, et ma ei olnudki näinud sellist usklikku inimest enne, kes laulis nii, et maa mürises ja ülistas Jumalat, nii et maa mürises ja siis ma mõtlesin, et selline võis Peetrus kunagi olla, kui ta 4 pühipäeval püha vaimu täis sai ja hüppas rahva ette ja hakkas kõnelema, et see mees oli selline, et teda ei peatanud mitte midagi. Ükskõik, mida keegi tegi, teda üldse ei huvitanud, tema tegi oma sõnumeid ja oma asja seal ja see oli väga võrratu koosolek ja ma teadsin, et ta on vähemalt 2 surnut üles äratanud, mul lihtsalt tuttavad tundsid teda ja et tema läbi töötab tõeliselt Jumala vägi. Ja siis ma läksin ka, mõtlesin, et äkki ta siis palvetab minu pärast, vaese patuse pärast ja annab võib-olla mingit julgustust või nii. Ja ta tuli siis minu juurde ja hakkas palvetama ja ütles, et vaatas mulle otsa, ütles niimoodi, et mul on sulle üks midagi väga tõsist öelda, mida sa pead teadma. Ma ütlesin, no nii hakkab peale, et selge pilt ja ma ei kõlba mitte kuskile tegelikult. Ja see sõna, mis ta ütles mulle, oli see, ta nägi esimest korda elus mind. Ütles, et mina näen vaimu läbi, et sinu süda kuulub 100% Jumalale. Noh, see oli, ütleme niimoodi, et ma ei oleks isegi 1% oodanud, mõistate. Sest ma tundsin ennast nagu nii halvasti tegelikult. Ma nägin nii palju vigu endas ja nii palju ärritumisi ja nii palju igasuguseid lihategusid, et ma ei saanud aru, kuidas saab üldse selline asi olla, et keegi ütleb mulle nii. Aga kuidas ta ütles, siis ma järsku saingi aru,
et mina olin hinnanud ennast läbi lihalike silmade, ma olin hinnanud läbi selle maailma standardite, selle maailma nõuete, selle maailma nii-öelda prioriteetide ja minu lihalikud silmad ilma püha vaimuta ei saanud üldse aru, kes ma tegelikult Jumala silmis olen, kuidas Jumal mind Kristuses näeb. Tulge sisse, ärge kartke. Jah, istuge kuskile sinna tooli peale soovitavalt. Ja kui ma sellest nagu mõistsin, et see oli nagu selline esimene kõvem ilmutus sellest, et kui ma ei lase pühal vaimul teha esmalt tööd enda sees, siis ma jäängi nägema ennast, oma vigu, oma läbikukkumisi, kõike seda, mis ma kogu aeg valesti olen teinud. Ehk siis ma kinnitan oma pilgu liha peale, nii-öelda, mida Piibel nimetab lihategudeks ja liha peale. Ma kinnitan oma pilgu selle peale ja ma ei suuda teistele andestada ja ma ei suuda endale andestada. Mulle käivad teised inimesed närvidele ja ma ise käin endale närvidele. Sellepärast, et mina näen ennast selle ära vaatama otsa, saad nüüd naerma. Selle maailma pilgu läbi, vabandust. Ma näen ainult selle maailma standardite järgi. Ma näen, sest ma ei näe pühas vaimus iseennast temas. Ja kui ma sellest aru sain, et ma olen kogu aeg proovinud ennast tõsta mööda kraed üles ja panna ilusti tippima korralikku kristlikku teed ja kogu, nii kui käe iseendast lahti lasen, siis olen jälle kummuli maas, siis see jääbki niimoodi kestma, kui ma ei saa aru sellest, kes on püha vaim minu sees, kes mina olen Kristuses ja et Jumal näeb alati mind teistmoodi, nagu mina ise näen. Minu enda pilt muutus täielikult ja ma sain aru, et ma olengi see tölner tegelikult, kes ütleb, issand, ole mul armuline, sest ainult tema armust ma elan. Tema armust ma teenin ja tema armust ma jagan. Ma ei tee seda oma enda jõust või võimetest või sellest, et keegi oskab rääkida või keegi oskab rääkida. Vahet ei ole. Kui sina oled andnud maad pühale vaimule, siis hakkab üks protsess, kus see varanduse asetus hakkab muutuma. Ta läheb järjest kõrgemale. Saate aru? Kui ühel hetkel sa saad aru, et sa tahad kõige rohkem varandusi taevasse koguda. Ja kui sa hakkad varandusi taevasse koguma ja sa saad aru, et sein maa peal, pead sa samamoodi võtma oma elu eest vastutust, sa pead käima tööl, sa pead teenima Jumalat, kui ta on sind kutsunud, sa pead tegema, õppima, mis iganes sa pead tegema, kuid, mis ma nüüd ütlen selle ühe esimese punkti lõpetuseks, kus on sinu süda, seal on sinu varandus. Ehk siis kõike muud sa saad peale kauba, kõike muud on väga teha, on ju nii? Ikka riidesse pane ennast hommikul ja mine välja, sest sa ei ole veel vaim, sul pintsak peab ka seljas olema ikkagi, eks ole. Sa pead ikkagi tegema neid maised asju kogu ka, aga su südame hoiak hakkab muutuma ja sa saad aru, kui oluline on koguda varandust taevasse. Nii, et selles mõttes Jumal nagu avas, kuidas minu nägemus iseendast oli endiselt, kuigi ma olin kohtunud Jeesusega, ma olin saanud püha vaimuga ristitud, aga minu nägemus iseendast kinnitus ikkagi sellele, mida ma teen, mida ma söön, missugune ma olen ja ma ei saanud vabaduses käia Kristuses enne, kui ma mõistsin, et ma hingan ja elan tema armust ainult selle tõttu, mida tema tegi, mitte sellest, mida mina tegin. Nii et ma soovin, kes sa oled siia täna tulnud, et sa saaksid sügavama ilmutuse sellest, kuidas Kristus sind armastab. Ja kui mina sain kunagi ühe sellise nägemuse või ilmutusliku kogemuse sellest 2 aiast, kus me loeme, siis see ausalt öeldes lõikas mu südame täitsa nii-öelda lihaliku südame, muidugi piltlikus mõttes puruks, et mõista, milline on Jumala süda tegelikult inimese suhtes. Üks oli siis see aed, kus oli Eedeni aed. Et kujutate ette, Jumal lõi inimese, ta lõi ta meheks ja naiseks, ta lõi imeilusa maailma,
ta asetas inimese sinna sisse. Ja siis seesama inimene, keda ta armastuses oli loonud, läheb ja sööb keelatud viljapuust. Täitsa kohe hapralt, ütleksin. Sööb lihtsalt rahulikult, astub üle Jumala seaduse ja lihtsalt teeb seda, mida Jumal ütles ära tee. Ja ilmutus selles asjas oli see, et aga Jumal oli vait. Jumal vaatas seda pealt, ta nägi seda, ta teadis seda ja ta oli vait. Ta ei saanud öelda mitte midagi, sest ta niivõrd respekteerib meie vaba tahet. Aga mida tema süda tundis, kui inimene lihtsalt läheb ja teeb seda, mida tema on ainsa asjana öelnud, et ära seda tee. Ja teine oli Getsemani aed, kus ka Jumal oli kohal, kus Jeesus teadis seda, mis teda ees ootab, ja ütles, et kui vähegi võimalik, mingu see temast mööda, see oli nii raske. See oli nii ebainimlikult raske, et meil ei ole võimalik seda mõista. Ja ometi Jumal oli seal ka ja saatis talle kinnituse, et ta läheks lõpuni oma võitluses. Aga see näitab seda, milline on Jumala süda. Ta on valmis minema kõigega lõpuni, et sina pääseksid, et sina saaksid elu ja seda ülirohkesti vastu võtta, mis ta on sulle valmis pannud. Ta tegi sinu pärast seda ja minu pärast seda. Ta ei teinud seda enda pärast. Ja sellepärast on nii oluline mõista, et pärast seda, kui Kristus on sellise ohvri toonud, meie koguksime varandusi taevasse, et meil oleks igavases elus kindlustatud see, milleks tema meid kutsus ja milleks tema meid valis. Et me saaksime seal tasu, me saaksime seal elada. Et me ei peaks pühkmeks Kristuse verda, vaid me võtaksime täie lugupidamise austusega selle kõike iga päev endale. Et me näeksime seda tegelikult, et see ei ole mingi pinnapealne väike käskude, mingisugune korralduste, mingi reeglite lihtsalt kogum, vaid see on täielikult teise kuningliiki üleminek. Ja sa saad seda teha ainult, kui sa käid pühas vaimus. Sa ei saa inimlikult seda mitte kunagi teha, sest sa isegi ei saa aru, mida moodi sa peaksid tegema. Sul ei ole ilmutust endast inimlikult. Sul on võib-olla, vaatad peeglisse ja sätid ennast ja mõtled, vaatad kõik oma diplomid üle, see on ka tore. Aga sul ei ole ilmutust taevasest sinust nii-öelda, mis ta tegelikult Kristus on sul toonud. Nüüd teine asi on see, et sa ei saa, Jeesus on käskinud meid kuulutada kõik evangeeliumi maailmas. Head sõnumit, aga tegelikult sa ei saa seda teha ainult selle kirjakoha alusel, vaid sa saad teha seda siis, kui sa oled täis püha vaimu ja kui sa oled saanud täidetud püha vaimuga. Miks? Sellepärast, et evangeelium ei alga sõnadest, nendest sõnadest, mida sa räägid, vaid evangeelium algab tegelikult valust sinu sees. Valusta, et see inimene läheb hukka. Valusta, et see inimene tegelikult sureb ja ta ei saa mitte kunagi võimalust pääsetud saada. Sellest valusta, mida tegelikult Jumal tunneb iga hinge pärast, kelle ta kaotab. Ja kui sina taotled iga päev seda, et sa saaksid ja oleksid täis tema vaimu, siis Jumal hakkab jagama sinuga oma südanta ja sa tunnetad ära selle valu, mida tema tunneb iga inimese pärast, keda ta kaotab. Ja kui sa tunned ära selle valu, siis sa oled valmis maksma ka hinda. Saate aru, siis see prioriteet muutub teiseks, kuhu sa paned oma raha, kuhu sa paned oma aja, kuhu sa paned oma oskused. Sellepärast, et kui sa tunned seda valu pühas vaimus oma sees, mida Jumal tunneb iga inimese pärast, kes läheb hukka, kui sa tunned kas või ühe inimese pärast seda valu, siis sa oled valmis maksma hinda. Ja minul oli jällegi üks väike selline illustreeriv kogemus ühel päeval, kus ma sõitsin autoga ja mul oli kuskile kiire jälle ja järsku Jumal peatas mind ja ütles, et palveta selle inimese pärast. No ma tundsin seda inimest, ma ei olnud vähemalt 15 aastat näinud seda inimest, ma ei tea, millega ta tegeleb üldse. Väga tore inimene oli, üks meesterahvas ja Jumal ütles, palveta tema pärast. Ja ma jätsin auto seisma, et igaks juhuks, et jälle politsei mind kinni peaks, sest ta on pidanud, kui ma roolis palvetan ja püha vaimu täis olen ja mind on kahtlustatud igasuguste ainete tarbimises, kuni lõpuks tuli välja, et see oli Jumala püha vaim, kes mul silmad särama oli pannud, et mul on olnud reaalne selline juhtum.
ja pärast seda ma siis jätan seisma, kui ma hakkan tõsiselt palvetama. Ja siis ma hakkasin palvetama selle mehe pärast ja järsku tuli minu sisse see valu, mida Jumal tunneb selle inimese pärast praegu. Ja see oli nii, muidugi ta ei andnud seda kõike, sest ma ei oleks seda suutnud kanda, aga see valu oli nii suur, et ma unustasin kõik ära enda ümber sel hetkel, oma tegemised, oma plaanid täna õhtuks, kõik see, mis ma pidin tegema, ja ma ainult palvetasin selle inimese pärast, sellepärast, et ma teadsin, et ta on libisemas täiesti põrgu hukatusse praegu. Et ma ei teadnud, kas ta läheb füüsiliselt minema või vaimselt või mis tal juhtub, aga ma teadsin oma sees, et tema elu ja surma peale käib võitlus praegu. Ja ma pean palvetama. Ja ma palvetasin nii kaua, kui mul tuli rahu, see inimene ei olnud kristlane, ma ei teadnud üldse, millega ta tegeleb. Ja ta siis tuli äkki rahu. Ma tahtsin, mis iganes see on, aga mina tegin selle praegu, mis ma pidin tegema ja Jumal andis oma rahu mulle uuesti. Ja pool aastat hiljem siis ma olin ühel suurel konverentsil kristikul ja see mees tuli minu juurde. Ja ütles, ma olen beebikristlane nüüd juba pool aastat. Et tema põhimõtteliselt tuli Kristuse juurde. Siis, kui ma palvetasin, ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli, aga igal juhul ta käis juba koguduses kuskil ja ise tituleeris ennast beebikristlaseks. Ütles, mina olen beebikristlane nüüd. Ja mul oli tohutu hea meel selle üle, et Jumal andis mulle armule sõnakuuleliku, aga ma tahan veel korda toonitada seda, et kui sa ei ole täis püha vaimu, siis sa ei tunne ka valu, seda valu inimeste pärast, mida Jumal tunneb. Sest püha vaim, kui sa täis püha vaimu, siis tema jagab sinuga oma südant. Nii et sa oled valmis panema oma elu kõrvale ja teenima seda inimest, keda just täna vaja teenida. Minema ta juurde, palvetama tema pärast ja mitte tegema seda lihas. Sellepärast, et mina näiteks, kui ma olin noor kristlane, siis ma arvasin, et kirjakoht ütleb, et me peame aitama inimesi. Väga palju on sellised kirjakoht, eks ole, et see on sulle patuks, kui sa inimesi ei aita. Ja siis ma üritasin hakata inimesi aitama. Ma arvasin, et see on hästi oluline ja palusin iga päev, et oleks kedagi aidata ja nädal aega niimoodi aitasin ja siis sain aru, et mu enda elu läks kaosesse täiesti selle ühe nädalaga. Kõik asjad olid kodus tegemata ja nii. Ja siis Jumala vaim ütles, et sa tegid seda lihtsalt sõna järgi, et mina juhtinud kõiki neid inimesi sind aitama. Et sa ei saa terve maailma aitamist nagu enda peale võtta, et sa pead ikka küsima Jumala käest, et kus tema sind täna vajab, nii nagu ma täna seda koosolekut alustasin. Et oluline on see, et sa oled täna seal, kus sa pead olema, Jumala vaimus. Ja oluline ei ole see, kas sa oled kapsapõllul või oled kuskil kellegi teise põllul. Oluline, et sa oled seal, kus Jumal tahab sa oled täna. Ja sa tunned selle ära, siis kui sa käid Jumala vaimus ja oled täis püha vaimu. Ja nii, et esimene punkt oli siis see, et sa näed, kes sina ise oled läbi Jumala silmade. Ja see võtab ära sinu pealt igasugused hukkamõistud, süüdistused, kriitilise meele, kõik selle, mis tegelikult kipub tulema, kui sa hindad ennast ja teisi läbi lihameele. Kui sa ei hinda, siis sa tunned hoopis seda armastust ja valu, mida Jumal tegelikult tahab anda pühas vaimus. Ja kolmas asi on see, et samuti sa ei tunne ära oma kutsumust. Sa ei tunne ära oma kutsumist. Ma olen näinud väga palju inimesi, kes teevad igasuguseid asju koguduses, sellepärast, et peab. Ja alguses see ongi võib-olla hea, et sa oled abiks siin ja seal, aga kui sinu elus on kutsumine, siis seda ei saa sulle öelda mitte ükski inimene, vaid seda saab öelda ainult Jumala vaim sulle. Ja Jumala vaim saab sinu sees õhutada üles selle, kes sa tegelikult oled ja samuti jällegi ei alga Jumala kutse sinu elus mingid diplomitest või pagunitest või kellegi soosingust, vaid sellest just nimelt, et sul tekib valu selle maailma pärast. Sul tekib valu mingite asjade pärast, on see evangeelium, on see mingi muu asi ja siis ongi nii, et see valu tegelikult, ka mina näiteks tundsin seda valu, kui Jumal kutsus mind teatud teemadel rääkima, siis mina lihtsalt kogesin,
et inimesed lähevad hordide kaupa sinna esoteerikasse ja pimedusse ja võimatu on sealt neid välja kiskuda. Ja nad arvavad, et nad on kuskil nagu tõe leidnud ja on hästi targad ja tähtsad, aga tegelikult on seal üks väga suur valjupool, kus inimesed vaevlevad enesetapumõtete all ja kõige muu all, mida selline valdkond endaga hästi kiiresti kaasa toob. Ja minul ei olnud seda tahtmist, nagu Marek ütles ka, et kas ma tahan siin ees seista. Mõnikord on tore seista siin ja seal, aga ütleme nii, et kui Jumala vaim sind kutsub, siis sul tekib nagu üks arusaamine ja valu sellest, mis tegelikult on nii-öelda tema ülesanne, tema plaan inimeste jaoks, et inimesed välja tõmmata siit ja sealt, eks. Ja siis sa ei mõtle selle peale, kus ma seisan või kus ma ei seisa, vaid sa mõtledki selle peale, et Jumala vaim on jaganud oma koormaid sinuga ja sa tahad tegelikult olla talle sõnakuulelik, sellepärast et sa armastad neid inimesi ja vihkad seda, mis nad teevad ja sa tahad iga hinna eest, et need inimesed tuleksid teie tunnetusele. Järgmine asi on see, et Jumala sõna, et mingid aastad tagasi, ma usun, Püha Vaim näitas mulle väga tõsiselt ühe printsiibi, mida ma ei ole avalikult siiamaani veel jaganud, aga ma ütlen ainult väikese killukese sellest, sest see oli nii tõsine asi, et ma pean julgust koguma, enne kui seda rääkida edasi, täna ma seda räägi kindlasti, et see, mida ta nagu näitas mulle, oli Jumala sõna ja ütles, et Püha Vaim on ainus, kes saab inimesed tuua üksmeelele ja Püha Vaim on ainus, kes saab ilmutada, mida Jumal tegelikult on tahtnud öelda ühe või teise kirjakohaga või sõnumiga. Et meie võime omapooliliselt tõlgendada ja esimene küsimus tavaliselt, kui ütleme, inimesed tulevad Kristuse juurde või alles on teel, küsivad, et miks teid nii palju on? Olete kuulnud seda küsimust, on ju? Miks on nii palju erinevaid konfessioone, miks on nii palju erinevaid kogudusi? Kogudused on teine asi, sest nad on eri maakondades, eri riikides, eri linnades, et neid peabki olema palju. Aga just, et miks on nii palju erinevaid konfessioone? Miks on need ja miks on need ja kas see on õigem või kas see on õigem või... Aga me näeme ju, kiri korintlastele räägib ka sellest. Tegelikult ei pea olema, et üks on ühe poolt ja teine on teise poolt, vaid Jumala tahe on ju see, et me tuleme ühisele usule. Aga ühisele usule me ei saa tulla läbi tühjade vaidluste kirjakohtade üle, vaid ühisele usule me saame ainult siis tulla, kui me oleme täis Püha Vaimu. Kui me kõik oleme täis Püha Vaimu, sellepärast, et Püha Vaim on tõe vaim ja kurat vihkab kõige rohkem tõde. Ja ta teebki sellepärast kõike, nii nagu ta vähegi jaksab, et seda tõde sogada, et seda kuidagi nii-öelda oleks vili ja aganad ja kõik oleks nagu segamini. Miks? Jumal näitas seda mulle. Ta ütles mulle väga selgelt, et mina oma Püha Vaimu kaudu saan kinnitada ainult sõna, mida mina olen öelnud, mitte kellegi arvamust sõnast. Mitte kellegi oletussõnast, mitte kellegi tõlgendussõnast, ega ka seda, mida nii-öelda, ma olen sellest varem ka mitu korda öelnud, et kui sul on mingi tõlgendussõnast, on ju, aga sa ei tea täpselt, kas see on nagu nii, siis ütle, et see on minu tõlgendus asjast ja minu arusaam. Ära esita seda Jumala sõnana. Jumala sõna esita ainult Jumala sõnana. Ära esita kellegi arvamust või mingisuguse prohveti kuulutust kuskil, ütlen praegu Kapa Kohilas, aga meil on inimesi Kohilast, nii et selle sõna võtan tagasi, võtame siis mingi muu linna, vahet ei ole missuguse. Et ma uuesti kordan selle mõtte üle, et meil on väga palju kantslist räägitud sõna nimel õpetusi, mis tegelikult ei ole sõna alusel esile toodud. Mis on kellegi arusaam sõnast, mis on kellegi arvamussõnast, mis on kellegi tõlgendussõnast ja kui sul on oma tõlgendussõnast, siis ütle, et see on minu tõlgendus, mina saan nii aru sellest, see on okei. Kui ütlen, mina lugesin seda kirja kohta, mina sain sellest niimoodi aru.
aga ära räägi seda Jumala sõna pähe, sellepärast, et tulevad pisikesed valged, lumivalged tallekesed kogudusse ja nemad ei oska seda vahet teha. Nemad ahmivad kõik sisse ja ühel hetkel ahmivad nad sisse endale ka kas valeõpetust, kas uskmatust, kas kahtlusi Jumala sõna suhtes. Minul oli selline lugu. Ma olen seda rääkinud, te pole kindlasti kuulnud, seepärast on tore uuesti rääkida, aga kui mina tulin Jumala juurde, ma kohtusin Jeesusega, ma usun, et enamus on minu tunnistus kuulnud, see on olemas ka üleval YouTube'is, et mina uskusin Jumalat päriselt, siis kui ma tulin Jumala juurde. Ma olin kohtunud Jeesusega palgest palgesse. Ma olin näinud teda ja tema andis mulle kõik andeks. Ja ma olin lubanud talle, et kui tema laseb mul minna tagasi maa peale, siis ma räägin kõigile, et ta on päriselt olemas. Ja see tõi minus esile sellise usu, et mul ei olnud ühtegi pisikest täpikest ka seda, et aga äkki ta ei tee nii, nagu ta on öelnud. Mul ei olnud seda. Ja teate, mis asjad kõik juhtusid? Asjad sündisid. Eriti tervenemised. Võtsin käest kinni inimesi terveks. Sellepärast, et ma ei tulnud selle pealegi, et ta ei saa. Ma arvan, et jüngritel oli samamoodi, et nad oleks saanud imestunud, kui ei juhtu see asi. Sellepärast, et sõna ütleb. Palvetasin haigete pärast, Jumal rääkis, Jumal tervendas. Ma olen ise rääkinud teile lugusid, kuidas ma seisin ja sõitlesin erinevaid haiguse vaime ja ükskord ma sõitlesin isegi suuri merelaineid, sellepärast, et nii suure tormiga olin merel, et laev läks kreeni. Kohe ohtlikult kreeni ja ta ei saanud Tallinna sadamas sisse, sest nii suur torm oli. Ja ta jäi hulpima sinna sadama lähedale ja ma vaatasin, kuidas mu väikesed lapsed näost järjest rohelisemaks muutusid ja siis ma mõtlesin, et ma pean midagi ette võtma siin praegu. Ja läksin kardina taha ja kõva häälega palvetasin ja sõitlesin neid laineid. Jeesus ka sõitles, eks ju. Aga ei mõjunud eriti ja siis ma palvetasin keeltes ja jälle eesti keeles ja jälle keeltes. Ja lõpuks ma karjusin nende lainete peale lausa, ma olin nagu hardinud taga üksinda täitsa, kedagi ei olnud seal, minu arvates vähemalt. Ja siis, kui lõpuks laev sai sadamasse, siis üks meesterahvas tuli välja ka, oli seal kardin taga olnud ja mina ei näinud teda, niisugused lainelised kardinad ja ütles, et kas proua teil hakkas nüüd parem. Mul oli kuidagi, ma ei osanudki öelda midagi selle kohta, ma tegin, minema sain, aga pärast oli see lugu üsna lõbus. Proua, kas teil hakkas nüüd parem, sest ta kuulis kõike seda pealt, kuidas ma eesti keeles ja Jeesuse nimel, vot see lainel ma räägin praegu, see ei aja seda laeva kreeni, siis panin jälle edasi seal võõrastes keeltes ja jälle. Tal võis täitsa lõbus olla, sellepärast, et temal ei olnud üldse märke merehaigusest, tal oli niivõrd hea olla selle palve peale seal ja nii, aga see mõjus, sellepärast, et mu lapsed virgusid ja mina ise jäänud merehaigeks ja tulime sellest asjast nagu täitsa nii-öelda edulooga välja. Nii. Ja kuna noore kristlasena, ma ütlesin ka juba, et asjad toimisid, eks ole, kuidas ma seal seenemetsas sõitlesin haiguse vaimu, kui ma olin 39 palavikus ja seenelised olid surmahirmus, põgenesid kõik 2 lehte, sellepärast, et ma jälle röökisin haiguse peal Jeesu nimel ja asi toimis, aga ühel päeval ma jäin grippi ja ei saanud enam terveks. Olin 10 päeva haige raskesti, palvetasin ja parandasin meelt kõigest. Lõpuks parandasin meelt juba oma meele parandamisest, sest ma ei teadnud enam, millest meelt parandada. Palju sa seal haigevoodis ikka patu jõuad teha. Mõtetes ikka natuke võib-olla, jah, siis jälle parandad meelt. Siis ma küsisin lõpuks Jumala käest, et ma olen näinud nii lühikese ajaga suuri imesid ja tunnustähti, reaalseid vabanemisi. Inimesi on päästetud saanud, et miks sa enam ei kuule mind? Ta ütles, mina kuulen ikka sind, aga sa oled endal uskmatus sisse söönud. Ja ta näitas mulle ka, kus see tuli täpselt. See tuli ühe õpetaja kaudu, kes ütles, Jeesus teeb terveks küll, aga mõnikord ei tee. Ja minule sellest piisas, pisikesele väiksele tallekesel, nagu ma olin. Vaadake, kui lihtne see tegelikult on. Et nii kaua, kui ma uskusin seda, mis Jumal on öelnud, asjad toimisid. Ja siis, kui õpetaja ütles, et aga ikkagi mõnikord need asjad ei ole, siis ma sain selle uskmatuse väikse seemne endale sisse. Ja Jumal oli nii armuline, et ta ka näitas, kuidas see asi toimib, kus sa võid tegelikult sisse süüa. Ja nüüd, miks ma sellest räägin, issand väga õnnistagu seda õpetajat, ma ei tea isegi, kas ta elus on praegu, ma pole teda aastakümneid näinud, aga miks ma selle näite tõin, just sellepärast,
et tema esitas midagi, mis oli tema oletus, arvamus. Mitte see, mida Jumala sõna ütles. Jumala sõna ei ole kuskil öelnud, et aga kõik ei saa terveks. Tegelikult, olgem ausad, Jumala sõna ei ütle nii. Aga tema esitas selle, nagu see oleks Jumala sõna. Ja kuna mina ei tundnud hästi piiblit, ma ei olnud piiblit läbi lugenud, et penni hind ma ka ei ole, eks ole, 3 korda aastas piibli läbi loen. Ma olen 4 või 5, ma arvan. Okay. Et selles mõttes, ma ei tundnudki sõna ja ma sõin midagi sisse endale, mis ei olnud sõna. Mõistad, kui keeruline see asi tegelikult on. Sest Jumal ütles mulle nüüd, mitte väga ammu tagasi, et mina õnnistan ainult oma sõna. Et kui sina kuulutad sõna, siis mina olen oma sõna taga. Jumala sõna taga on vaim ja on vägi. Aga minu oletuste taga ei ole vaim ja vägi. Minu arusaamade, minu igasuguste doktriinide taga, mis mina võib-olla kuidagi tuletan, ei ole Jumala vägi. Jumal ütles, ma õnnistan ainult oma sõna ja ma ei saa kogudust õnnistada, kui ta ei ole tulnud tagasi sõna juurde. Kui ta kuulutab ja õpetab igasuguseid oletusi sõnast, aga mina olen ainult oma sõna taga. See oli see, mida ta tookord mulle ilmutuses rääkis ja ta ütles ka, tulge tagasi Jumala sõna juurde. Tulge vaadake, kas te tegelikult usute nii, nagu sõna ütleb. Kas te teete nii, nagu sõna ütleb. Kas te tegelikult võtate puhtalt selle sõna enda sisse. Või te olete kuskil kuulnud igasuguseid inimesi ja te isegi ei ole kontrollinud. Kas on, nii nagu Beroja juudid kontrollisid, kas on kõik nii, nagu on kirjutatud. Et ma kutsun teid ka selles suhtes üles Jumala sõna väga puhtalt ja tõsiselt võtma. Ja seda saab sulle ilmutada ainult püha vaim, mis on tõde. Ja sellepärast, Jumal ka näitas seda mulle, on nii palju erinevaid uskondi, et nad on kinni võib-olla mingis oma tões, mida Jumal on neile ilmutanud, aga nad ei saa aru, et Kristusel on ainult üks ihu. No võib-olla te vaidlete vastu, võib-olla teil on mitu ihu, aga mina olen piiblist aru saanud, et on ainult üks ihu. Kas sa oled siis tema laps või sa ei ole tema laps? Ja seal ei ole mitte mingit vaheta, kus sa käid, ma mõtlen, kus sa elad või kus sa käid. Oluline on see, et me jõuame lõpuks üksmeelele ka Jumala sõna alusel. Sest kui me ei jõua üksmeelele, siis alati jäävad need lihalikud vaidlused ja üksteise ületrumpamised ja mis asjad. Aga Jumala sõna, mul siin piibliõpetaja vaatab, mul juba 3 kordsed otsa, aga ma räägin ikkagi edasi ja meie väikse huumor peab asja juures käima, et selles mõttes, kui sa oled täis püha vaimu, siis tema eesmärk on ju tuua kõik ühisele usule. Et meil ei oleks lahkmeelt, et meil ei oleks muud, aga me ei saa sinna tulla, kuni me järgime inimlikke asju lihtsalt, mis meil on sisse söödetud, inimlikke aganaid. Sellepärast ma kutsun üles ka kõiki iseseisvalt tõesti piiblit uurima ja palvetama, et Jumal avaks asju, mida sa ei ole veel aru saanud võib-olla. Mida on keegi teine lihtsalt võib-olla rääkinud, aga Jumal tahab sind kutsuda selle kõige juurde. Ja nüüd see veel, et kui püha vaim sind täidab, siis ma juba ütlesin, sa oled valmis maksma hinda, aga seoses selle Jumala sõna uurimisega on see, et kui sa oled täis püha vaimu, siis sa tunnetad ära ka valeõpetused. Sa hakkad ära tunnetama neid asju. Sest piibel räägib meile väga palju valekristustest, valeprohvetitest, huntidest, lambanahas, eks ole, kes on ja kes tulevad. Ja sa saad seda ainult vaimus ära tunda. Sellepärast, et hunt lambanahas, kui lambanahk on ümber, siis sa saad seda hunti seal sees tunnetada ära ainult vaimus. Sa ei saa seda ära tunnetada väliselt. Sellepärast, et see lambanahk tähendabki seda, et väliselt on korras. Väliselt on kõik hästi. Väliselt on tore. Kõik on nagu õige. Aga seal sees ei ole tegelikult Kristuse vaim. See on inimene tegelikult, kes liigub Kristuse vaimust, ta liigub väliselt, aga mitte sisemiselt. Ja kui sa ei ole täis püha vaimu, sul on ilmvõimatused ära tunnetada. Sa ei saa aru sellest lihtsalt. Nii et sellepärast on vajalik meil igaühele 4 pühipäev, et meie saaksime täis püha vaimu ja me astuksime teadliku sammu selles suunas,
et meie varandus on taevas, mitte siin maa peal, ja kõike seda, mis siin maa peal on, antakse meile peale kauba, aga meie süda peab esmalt otsima tema riiki. Ja nüüd see on ka asi, mida sa tegelikult ei saa teha ilma püha vaimuta. Sest sa ei saa isegi issanda juurde tulla ilma püha vaimuta, kui püha vaim ei tõmba sind. Sa ei saa tulla. Ja sellepärast, et sa saaksid tulla ja sellepärast, et sa saaksid jääda ja kasvada, pead sa iga päev tegelikult olema täis püha vaimu. Sa ei saa ilma selleta. See on väga, väga tähtis ja muidugi sellega kaasneb ka üks halb asi. See on see, et kaasneb tavaliselt tagakius. Et kui inimene liigub vaimus, siis kohe leidub ka neid, keda see ärritab, kellele see ei meeldi, kes hakkavad valetama su peale, hakkavad sind taga kiusama. See on piibellik, Jeesus räägib sellest. Aga ma tahan siinkohal ühe sellise ilusa tunnistuse lühidalt tuua oma kallist abikaasast, kes oli kristlikust perekonnast ja kes kasvas üles põhiliselt uskliku vanaema käe all, kes oli siis metodisti kirikus ja hiljem siis Oleviste kirikus. Ja ta oli selliseid palveid ja laule ja kõike saanud nagu hästi palju lapsepõlves. Ja kui ta suures kasvas, siis meie kohtusime, siis ta ütles mulle, et vanaema ütles nii, et viina ja õlut ma pole kunagi joonud, aga pühast vaimust ma olen nii purjus olnud, et jalad ei kandnud. See sündmus võis olla siis peaaegu 100 aastat tagasi. Ja Eestimaal kuskil oli selline vaimu väljavalamine, et noored ja vanad olid kõik püha vaimu täis ja minu abikaasale oli jätnud see väga sügava mulje ja siis kogu selle elu, vanaema suri tal ära juba väga ammu, oli ta püüdnud leida seda kohta, kus tema saaks ka niimoodi täis püha vaimu. Ja ta oli otsinud ja lasknud igal pool käsi peale panna ja palvetada ja ise palvetan muidugi ja paastus ja luges sõna ja ta tundis sõna paremini kui mina kindlasti selle ajal. Ja mitte midagi sellist nagu juhtunud, et mõnikord oli selline väike hingeline rõõm ja armastus ja see on ikka. Me vaatame filme, siis on ka meil hingeline rõõm ja armastus. Aga ta ei olnud kunagi kogenud sellist asja, mis tähendab, et püha vaim täidab sind nii, et sa oled pühast vaimust purjus. Nii nagu 4 pühipäeval me just kuulsime. Et sa oled tegelikult täis magusat viinaga, see tuleb taevast. See ei tule siit maa pealt kuskilt poest, eks ole. Ja temal oli suur igatsus selle järgi. Ja mina palvetasin ka kogu aeg ja lõpuks ta kibestus selles asjas. Ja ütles, et ma arvan, et see ei ole minu jaoks. Et võib-olla sinu jaoks see on, aga minu jaoks see ei ole, sellepärast, et ma näen ilmselgelt, et Jumal ei taha, et mina saan täis püha vaimu, et ma nagu loobun sellest. Et ma usun, et ma olen päästetud, minu sees on issanda vaim, aga et niimoodi täis olla täiesti püha vaimu, et tema nagu ei uskunud enam, et Jumal seda teeb. Ja piibel ütleb, et püha vaim on meie advokaat, osades tõlgetes, eks ole, lohutaja, meie advokaat, siis minu abikaasa ütles minu kohta, et mina olen püha vaimu advokaat. Sellepärast, et mina kaitsesin kogu aeg püha vaimu tööd ja me vaidlesime, pidasime mõnikord väga suuri vaidlusi selle üle, et miks see püha vaim teda ei täida ja nii edasi, et vaidlesime ikka nii, et vähe polnud. Siis ta ütleski, et mina olen püha vaimu advokaat. Ja aasta tagasi aprillis juhtus see, ilma et keegi oleks selle hetkel palvetanud tema pärast, kui ta oli igasuguse lootuse kaotanud juba, et lihtsalt töökohas, kus ta töötas, Jumala vaim täitis teda, hakkas täitma teda, külastas tervet seda maja, kus ta oli, täitis teda nii tohutult püha vaimuga, et ta ei olnud mitte ainult purjus, vaid ta ei saanud tunde üles enam põrandalt, kuhu ta siis kukkus. Nii et kui ta mulle, ma seda eellugu ei räägi siin praegu, aga kui ta mulle helistas, siis mina arvasin, et ta on insuldi saanud või midagi, et tal on nagu halvatus, et ei saa rääkida. Ma ei olnud kunagi ju kuulnud oma abikaasat sellisena. Nii et ta helistas mulle 3 korda ja siis ainult ägises sinna telefoni, pani uuesti telefoni ära. Ja kui mul oli täitsa mures ja ma hakkasin nagu, muretsemine pole jumalast, ma ei olnud järelikult juhitud sel hetkel, aga igatahes ma helistasin lõpuks tagasi talle ja siis ta naeris ja nuttis korraga ja ütles, et nüüd ma tean, millest sa oled rääkinud.
et Jumal külastas mind nii võimsalt, et ma ei saa siiamaani ülesse ja juba ise oli mures, et naabrid äkki kuulevad ja tulevad, kutsuvad mingi auto talle järgi. Ja siis ma pärast küsisin ta käest, see muidugi kestis edasi tal kuude kaupa. Ja ma küsisin ta käest, et aga milles see algas sinul? Et mina olen olnud palju täis püha vaimu ja purjus pühas vaimus, aga kuidas sinul algas, mis oli see esimene asi, mida sa kogesid? Ja ta ütles, et esimene asi oli armastus. Et Jumal hakkas sellise armastusega mind täitma enda vastu, aga ka kõikide inimeste vastu, vaenlaste vastu, sest oli inimesi võib-olla, kes olid ikkagi mingil määral olnud meie vastu ja siis ta ütles, et ja siis järsku tuli meeleparandus järgmisena. Kõigepealt tuli armastus ja siis tuli meeleparandus. Ja ütles, et iga väiksemgi mõte, mis ma olin kellegi vastu mõelnud, oli nagu seal õhus. Ja vajas, et ma panen selle Kristuse vere alla, et ma palun selle andeks, sest seal oli nagu oleks õhus olnud igast mõtte. Jumal vaim ise tuletas meelde järjest, kus ta oli nagu pahane olnud, et üks mees, kes ta tööandja oli ära keelanud minule helistamise töö ajal, kuigi ta rääkis väga vähe, mõned minutid ainult, aga siis see oli ka, et võtame palgast maha, et sa rääksid siin mõni minut oma abikaasaga, ma ei helistanud ju töö ajal kogu aeg ja siis isegi see tuli, et näed, ma ärritusin selle peale, et ta keelas selle ära, aga tegelikult see oli minu liha ärritus, mis reageeris sellele otsusele. Ja siis ta palus ka selle andeks ja õnnistas seda inimest, kes ütles, et ära helista. Ja kui meeleparandus oli nagu, see etapp oli möödas, siis Jumal täitis seda oma rõõmuga. Nii et ta ei saanud enam, ta naeris ja oli täitsa nagu purjus inimene. Ja mul on olemas õnneks häälsõnumid, mida ma aeg-ajalt kuulan nendest päevadest, mis ta mulle siis ka saatis öösiti, sest ta tead, ma magan öösel. Ta saatis mulle öösiti häälsõnumid, kus ta siis kõigepealt itsitab 10 minutit ja siis räägib ka natukene. Nii et Jumal on ustav. Ja kui keegi arvab siin, et see ei ole minu jaoks, et ma ei vaja seda, siis need punktid, mis ma rääkisin, kui sa ei ole täis püha vaimu, sa tegelikult näed ennast valesti. Sa ei näe läbi Jumala silmade. Sa ei näe teisi läbi Jumala silmade. Sa ei taju oma kutset väga selgelt, mille Jumal on sulle andnud. Sa ei tunne ära valeõpetusi ja sa ei saa üksmeelele kristlastega, sest ainult Jumal õnnistab oma sõna ja mitte igasuguseid kellegi arusaamisi sõnast. Nii et selles mõttes abikaasaga oli veel see asi, et ta sai muidu üldiselt inimestega väga hästi läbi enne seda, kui püha vaim täitis. Aga kui ta läks siis püha vaimu väes oma elukohta tagasi töö juurest, siis ta visati välja põhimõtteliselt sealt, kus ta elas, sellepärast, et ta läks kristlased. Ta läks rääkima, kuidas Jumala vaim võimsalt teda täitis ja kuidas Jumal tahab kõiki täita ja õnnistada ja selle peale öeldi, et me lõpetame üürilepingu ära teiega. Et selliseid inimesi meil ei ole siia vaja, kes nagu sellist rõõmu toovad meie hoovi peale. Et huvitaval kombel ka kohe oli näha reaktsioon. Ja seal hakkavad tekkima teatud reaktsioonid, kui inimene on, ütleme, kas ta on väga religioosne või ta on mingisuguses oma dogmades kinni, siis seal tekivad tihtipeale ka reaktsioonid selles suhtes, kui inimene saab täis püha vaimu. Nii et mina isiklikult tahan öelda lõpetuseks, et ükskõik, mis on sinu kogemus olnud. Jah, minu mees ka üritas üks naine ükskord pikali lükata, kui ta ei kukkunud ise pühavaimu koosolekul kuskil. Ja see ei olnud ilusa. Selles mõttes, et sa ei saa vägisi seda teha. Minu abikaasa oli suur ja tugev mees ja väga tugev mees oli. Ja siis see naine üritas, et kukud, eks ole, pühavaimu väes, ta ei kukkunud. Ja siis ta surus ja siis ma nägin, kuidas need toolid kukkusid kõik selja tagant ära ja siis sellise kolinaga nagu mu mees läks nagu tagurpidi ja see naine üritas ikkagi kuidagi moodi, ma mõtlesin, et huvitav, kas ta jala ka taha paneb, et ta ikkagi kindlasti kukuks, aga ei jõudnud ilmselt panna. Ja nii ei tohi. Ükskõik, missugune on sinu kogemus. See on lihtsalt kogemus. Küsimus on see, kas me jääme ellu, kui me ei ole täis püha vaimu. Kui me ei ole lasknud Jumalal teha seda vahetust, et meie süda on nüüd seal taevase varanduse küljes
ja me paneme oma plaanides esikohale Jumala, otsime kõigepealt tema riiki, nagu Piibel ütleb, ja usume, et tema ka varustab ja täidab meie muud vajadused, kui me esikohal seda hoiame. Nii et mina väga sooviks, et me palvetaksime, kui me oleme siin lõpetanud, sellepärast, et me ei otsi kogemust, me ei otsi ilminguid, see ei ole näitaja alati, nagu ma ütlen, minu mees sai üksinda oma töökohas, äkki Jumal niimoodi täitis teda ja see jäi temasse kuni lõpuni ja ta ütles isegi pärast seda täitmist, et ma ei tea, kas ma üldse päästetud enne ma olin, sest terve tema maailm muutus täiesti teistsuguseks pärast seda, kui ta ja põhiline, mis temas oli vaenlaste eest palvetamine. Et kui mõni vaenlane tekkis, siis temas jälle väga tore, et saame palvetama hakata tema pärast. Et minul veel seda armu nii suurt ei olnud, aga tema kohe siis alati, kui keegi pahast ütles, siis tema hakkas kohe palvetama. Nüüd ta saab täis tuld ja püha vaimu. Mida rohkem ta vastu on või kritiseerib, siis seda rohkem ta täis saab. Et me teame, et Stefanos samamoodi, diakon Stefanos, kui ta loobiti kividega surnuks, siis ta palvetas tegelikult nende pärast, kes teda loopisid, eks ju. Ja seda sa saad teha ainult Jumala vaimus. Sinu liha tahaks väga kiiresti hakata kividega vastu loopima või veel midagi hullemat teha. Nii et selles mõttes armastus, meeleparandus ja rõõm tema pühas vaimus on see tegelikult, mida me vajame kõik tänasesse päeva. Ja ma väga usun, et see sõnum paranduse taevasse otsimisest ja paranduse taevasse viimisest peaks olema meile tänapäeval prioriteet. Et me saaksime aru, kelle kodanikud me tegelikult oleme.